Tere, te vaatate saatesarja Eesti Kaitseliit 100 teissaadet. Me tahaksime teile selles saates rääkida suurõppustest Siil, mis toimusid käesoleva aasta maikuu alguses ja kus osales üle 10 000 kaitseliitlase. Need olid Eesti taasiseseisvumise ajaloo kõige suuremad sõjalised õppused, kus tegelikult osales terve Eesti ühiskond, et valmistuda kriisiolukorraks, juhul kui see peaks tekkima. Me vaatleme neid õppuseid Tallinna Toompea malevkonnaga kaasas käies, alates formeerimisest kuni õppelahinguteni välja. Miks neid õppuseid aga vaja on? Kõik mäletavad, mis toimus 1991. aastal. Endise piirivalveohvitseride kogu ruumides võetakse kokku mõnede riigiasutuste objektikaitserühmad. Kogunevaid kaitseliitlasi ei ole siin Wismari tänava formeerimispunktis palju. Samasuguseid kogunemispunkte on ka mujal. Saabunutele antakse täita paar lihtsalt formulari ja kõrvaltoas viibiv arst küsitleb kõik kaitseliitlased üle, mõõdab vererõhku ja saadab mõne kaitseliitlase algavatelt õppustelt ka koju tagasi. Kuna Toompea malevkonnas on palju eakaid ja kõrge positsiooniga inimesi, siis on selline kontroll igati õigustatud. Doktor Kristo Kask on olnud Kaitseliidu liige 10 aastat. Tervise pärast on mõned üksikud pidanud tagasi minema, et kes on siis oma juba selline füüsiline aktiivsus on vähesem ja kehakaal kõrgem ja vererõhk tõusnud, et ta ei julgeks nagu õppustele lasta, et riskid liiga kõrged. Kui palju inimesed täna olete läbi vaadanud? Ei ole jõudnud arvet pidada, et need on ikka paarkümmend siin olnud juba, et üle paarikümne, mõnikümmend. Ega siin väga põhjaliku kontrolli ei jõua teha, et pigem selline nagu rõhuva küsimused ja küsimustega selgitada, riskifaktorite välja selgitamine. Meil on ka, kes on ikka noored ja tegusamad liikmed, et nende hulgast ei ole kedagi tulnud tagasi saata, et pigem ongi sellistest eruohvitseeridest ja vanematest liikmetest need, kes on nagu pigem tulnud tagasi saata või piirangutega kõlblikuks tunnistada. Doktor Kasser, mis teid ajandas Kaitseliitu astuma? 2007 aasta aprilli sündmused, et kus ma siis vabatahtlikuna osalesin siis Toompea lossi nagu kaitsel ja see küll siis veel mitte Kaitseliidu liikmena, aga peale seda ma siis astusin Kaitseliitu. Ja kuna ma olin Toompea malevkonnaga siis selle sündmuste käigus kokku puutunud, siis sai valikuks Toompea malevkond. Mõne aja pärast tuuakse üksusele relvad, püstolkuulipildujad M45. Need sai Eesti abikorras Rootsist aastat 18 tagasi ja relvad on olnud siiani konserveerituna mobilisatsioonivarus. Kõigepealt tuleb need määrdest puhastada ja komplekteerida. Tehakse ka kiire relvainstruktaaž. Arvest seda, et tegemist on automaatrelvaga, me sihime on natuke keskpunktist alla, sest relv võib natuke tõusta. Et kui siit seda võtta, siis väike nihe alla parandus, et automaat tuleb. Kuna püstolkuulipilduja on lihtne relv, siis kogenud kaitseliitlastele palju aega seletamiseks ei lähe. Kesklinnas asuvate objektide valveks pole võimsaid sõjapüsse ja automaate vaja. Püstolkuulipilduja on selliseks ülesandeks paras. Võimsavad relvad jäävad lahingüksustele. Priit Raju on 15 aastat olnud Kaitseliidu liige ja ta on kaheldamatult üks aktiivsemaid Toompea malevkonna kaitseliitlasi. Priidul on 4 last ja ta on eraettevõtja. Ma arvan, et iga inimene, kes Eestist hoolib, võiks olla mingil moel Eesti ühiskondliku tegevusega kuidagi seotud. On see siis läbi vabatahtliku pääste, abipolitseinikuna või kaitseliitlasena. Mina olen valinud riigikaitselise tee, aga paljud meie hulgast kuuluvad pea kõikidesse. Ma usun seda, et see on meie ühine riik, see on üks kodaniku ühiskonna selline põhiline alustala või põhimõte, et kõik inimesed löövad ka selle riigi korras hoidmises ja kaitsmises ise kaasa, mitte ei looda kellegi kolmanda peale, kes istub kusagil kabinetis või omab mingisugust muud märki enda küljes selleks, et enda riigi eest seista. Seekordne siil on selles mõttes huvitav, et me harjutame ju siin sellist üldist ühiskondlikku kaitset lisaks tavapärasele riigikaitselisele tegevusele, mida me oleme harjunud tegema. Et minu jaoks on kõige huvitavam see, kuidas laabub politseiga koostöö ja kuidas need erinevad otsustustasandid suudavad omavahel koostööd teha ja kuidas see põllu peal siis välja näeb või tänaval. Ma usun, et me saame teha kärtsu ja mürtsu, aga samas kui ei saa, siis ma kindlasti kurb ka ei ole. Seda on elu jooksul juba piisavalt palju tehtud. Üks väike osa mehi on jäänud siiski kogunemiskohta saabumata. Osa töötavad välismaal, mõni on aadressi muutnud ja pole võib-olla kutsetki kätte saanud. Malevkonna pealik Ilmar Raag käsib oma staabiohvitseridel mitte ilmunud inimesed läbi helistada. Härra kapten, mul oleks teile ülesanne. See on see sama ülesanne, et helistame läbi
veel viimased inimesed, kes ei ole näole andnud, aga ma toon kohe ühe lisanimekirja, kus on kirjas, kellel juba oleme helistanud ja seal on terve rida neid, kes ei vastanud sel hetkel, kui me helistasime. Et äkki saame nüüd veel kätte. Sobib. Ja siis meil on tegevteenistuses olevad need, kes on nimekirjas, kes on osad on üldse välismaal teenistused, et lihtsalt fikseerida ära, kus nad on. Et siis seal on ka numbrid juba, et sa tundsidki huvi, et kust numbrid saavad. Leo Kunnas, et olete üks algusaegade kaitseliitlasi, kes ühena esimestest Kaitseliiduga ühines, ja nüüd me oleme jõudnud selliste hiigelsuurt õppusteni nagu Siil, kus öeldakse, et see on kõige aegade suurim õppus. Mida te arvate sellest käigust 27 aasta jooksul või 28 aasta? No Kaitseliit on arenenud edasi koos Eesti Vabariigiga. Aga riigikaitse seisukohalt ma olen alati olnud kriitiline, ei ole seda nagu täna, et see on iseenesest positiivne, et see õppus toimub. Ma loodan ka, et eelmise Siili vigadest, mille lugupeetud kaitseminister, kes sellel oli, härra Mikser oli puhkusel, et on nüüd õpitud ja ka see ülemine ots teeb oma juhtimisotsused ära. Et loodan, et asjad on läinud paremaks selle 3 aastaga. Te jälgite pidevalt Eesti kaitse küsimusi, et kas selliste õppuste, hiigelsuurte õppuste korraldamine nagu Siil on otstarbekas? Kahtlemata on otstarbekas, et teatud aja järgi, näiteks kui Vene Föderatsioon korraldab igas ringkonnas oma õppused, ehk siis Zapad, mis enne oli 4-aastases tsüklis, nüüd see läheb 2-aastasesse tsüklisse. Et siis on loogiline, et me peame sellele millegagi vastama. Kui Vene pool teeb ootamatuid lahinguvalmiduse kontrolle, siis peame meie tegema samasuguseid asju. Me ei saa lihtsalt seda käed rüpes pealt vaadata, mis toimub. Ja selles kontekstis on Siili seeria õppused väga mõistlikud. Et sellepärast see on üks asi, mille suhtes olen väga positiivselt meelestatud nii eelmise kui praeguse Siili suhtes. Ja ka nende suuremate õppuste käigus loomulikult tulevad välja ka vead, mis peaks parandama. Et ma loodan ka, et nüüd Kaitsevägi oma formeerimise suhtes teeb vähem garnisonipõhist, rohkem hajutatud formeerimist, sest tõenäoliselt selles seisus, mis meil on potentsiaalse vaenlasega, et siin ei ole tegemist džentelmenide kokkupõrkega, kus vastane laseks meil nagu teha seda, mida me tahame, ehk siis laseks meil garnisonipõhise formeerimise läbi viia. Ses suhtes Kaitseliit loomulikult on palju paremas seisus ja heas seisus, et Kaitseliit väga kontsentreeritud formeerimist ei tee, et see on paljudes kohtades laiali ja neid kõiki formeerimiskeskusi ei ole võimalik ka korraga maha suruda, isegi kui väga sooviks. Nagu öeldud, Toompea malevkonnas on palju kõrgemaid riigitegelasi, erusõjaväelasi ja Riigikogu liikmeid. Mitmeid neist kohtame ka Toompea Jalamil Wismari tänava kogunemispunktis. Miks sa tulid õppustele, kuigi sa ei peaks nagu tulema õppustele, kuna sa oled ju Riigikogu liige ja sa ei ole kaitseväekohustuslane? Aga ma olen kaitseliitlane, ma olen reservohvitser ja riigil peab olema ülevaade, kui palju on tal inimesi, kes on valmis, võimelised selle riigi vabaduse eest võitlema, mina kuulan nende hulka. Kaua sa Kaitseliidus oled olnud? Olen olnud 90. aastate praktiliselt algusest. Nii et ma julgen öelda, et ma ilmselt on ikka kasutaja või taasasutaja. Miks sa astusid Kaitseliitu? Sellepärast, et ma pean oluliseks, et iga Eesti inimene seisab oma riigi eest ja ma arvan, et sõltumata sellest, mis on sinu ametikoht, sõltumata sellest, kus sa ka ei tööta, sa pead olema igal hetkel valmis oma riiki kaitsma. Mis see tähendab sinu jaoks, et Eesti riik on 100-aastane ja Kaitseliit, kuhu sa kuulud, on Eesti siis sünnitunnistuse hoidja, nii nagu ta vahetevahel nimetatakse? No alustame vabadussõjast. Ma olen päris kindel, et vabadussõda võita ilma Kaitseliiduta ei oleks olnud võimalik. Kaitseliidu kaudu sai kaasata inimesi, kes ei olnud võib-olla regulaararmees ja tegevteenistuses. Ja nagu me seda nägime ka hiljem, tehti üks viga peale vabadussõda ja Kaitseliit saadeti laiali, aga peale seda, kui Nõukogude Liit üritas 1. detsembril 1924 Eesti Vabariiki hävitada, siis Kaitseliit kutsuti taas kokku ja tean ka seda öelda, et 1940. aastal, kui Nõukogude okupatsiooni võimud üldse midagi kartsid, siis nad kartsid Kaitseliitu.
üks esimene organisatsioon, mille relvad käest ära võeti. Just nimelt. Ja kahetsusväärselt tehti seda Eesti enda võimude kätega. Kas sa igapäevatööst Toompeal Riigikogus ka puutud kokku riigikaitse küsimustega ja Kaitseliidu küsimustega? Ma ei ole riigikaitsekomisjoni liige. Ma olen ikkagi põhiseaduskomisjoni liige, nii et ma võin öelda, et igapäevaselt ei puutu, aga kuna Riigikogu tegeleb pidevalt ka kaitseküsimustega, siis ma ei saa sellest ka kuidagi kõrval olla. Nõmmel Plangu tänaval on Kaitseliidu Tallinna maleva põhiformeerimispunkt. No vot, kus ma minema pean? Mööda seda teed ja siis näed paremat vasakult kätte. Tund aega peale üksuste kogunemise algust on esimene kolonn Toompea malevkonna lahingkompanii juba valmis välja sõitma. Tegemist on täielikult motoriseeritud jalaväeüksusega. Pange tähele, see on vaid ühe malevkonna, üks kompanii. Tallinna malevas on neid aga mitmeid. Teiste malevkondade malevlastel käib Plangu baasis veel registreerimine ja varustuse komplekteerimine. Raadiosaatjad komplekteeritakse akudega. Kui on tühjad akud, siis pange siia. Kaartidel määratakse liikumismarsruute. Vanad sõdurid teavad, et kordusõppused on ürituseks, kus kohatakse vanu tuttavaid ja sõpru, keda pole vahel aastaid nähtud. Välisvaatlejadki NATO partnerriikidest on kohal. Kohtame Suurbritannia ja Taani vaatlejaid, aga küllap on sõjaväelasi ka teistest liitlasriikidest kohal. Õppuste esimese päeva teravaim sündmus toimub kesklinnas Kaitseministeeriumi juures. Toomas Väli, miks sellised õppused kasulikud on? Miks neid korraldatakse just nimelt siin Kaitseministeeriumi juures? No, rahu ajal peab harjutama olukordadeks, mida kriisi ajal tõenäoliselt tuleb lahendada. Ja koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga on Kaitseliidu üks selline väljund. Et me teeme ju koostööd väga laial rindel, et kohalike omavalitsustega, Päästeametiga ja Politsei- ja Piirivalveametiga. Ja antud hetkel siis see stsenaarium keris sedapidi, et relvastatud gäng üritas sisse murda siis Kaitseministeeriumi hoonesse. Tavaline patrull ei saanud, tulejõud oli vastasel nii suur, et ei saanud hakkama, küsiti lisajõude ja politsei reageeris K-komandoga ja palus abi siis ka Kaitseliidu Tallinna malevalt. Ja Tallinna malev saatis välja siis võimalikult lähedastest asukohapunktidest umbes 30 võitlejat, kes tulid ja koostöös siis K-komandoga viisid läbi selle operatsiooni, et Tallinna maleva, Toompea malevkonna ja siis Kalevi malevkonna võitlejad on hetkel siis siin ümberkaudsetel tänavatel koos siis tavaliste Politsei- ja Piirivalveameti patrullidega, et nad tagavad selle nii-öelda perimeetri. Ehk siis sees saab nüüd K-komandos rahulikult koostöös teiste üksustega, kes seal Sakala tänava majas sees on. Seal on ka üks Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna rühm, see on siis Kaitseministeeriumi ametnike rühm, kes siis nii-öelda osutab vastapanu. Et seal sees saaks operatsioon korralikult läbi viidud ja kurikaelad kinni võetud. Inspiratsioon oli pigem ikka seotud nende sündmustega, mis on Ida-Ukrainas toimusid 2014. aastal ja Krimmis, et kus mingid inimesed tulid ja otsustasid riigivõimu vägivallaga pöörama hakata. Osades kohtades Ukrainas läks see õnneks, osades ei läinud. Et proovime niimoodi teha, et sihukest asja Eestis iialgi ei juhtuks. Õppuste siil teine päev. Oleme Keilas. On laupäev 5. mai 2018. aasta, kell on 9.00 hommikul. Maailmapoliitika viimaste aastate sündmused näitavad, et agressorriigid on hakanud eelistama otsese rünnaku ehk konventsionaalse sõjapidamise asemel mitte konventsionaalse ja ebasümmeetrilise sõjataktikat. Keilas mängitakse läbi linnavalitsuse ründamine. Mingi tundmatu paramilitaarne rühm tahab linna oma kontrolli alla saada. Politsei võtab ründajad maha, kasutades seejuures ka teenistuskoeri. Tallinnas tuleb Keilasse politseile ja politsei eriüksusele appi olukorda kontrolli alla võtma Toompea malevkonna lahingkompanii. Kolonn saabub linna veerele kell 10 hommikul ja võtab ringkaitse. Peale linnavalitsuse ründamist on Keilasse tunginud ka vaenlase diversandid, kes terroriseerivad elanikkonda, tulistades kord siin, kord seal nii rahulik elanikke kui ka meie kaitsejõudude sõjaväelasi. Toompea malevkonna lahingkompanii hakkab linna läbi kammima, jättes patrulle, vahtkondi ja piilkondi linna tähtsamatesse sõlmpunktidesse. Õhtu pole veel käes, kui Keila linn on kaitseliitlaste kontrolli all. Toompea malevkonna pealik leitnant Ilmar Raag, keda laiem üldsus teab ka tele- ja filmimehena, on ise teeninud rahuvalvejõudude koosseisus Kesk-Aafrika Vabariigis ja Malis. Ka mitmed teised kaitseliitlased on Eesti välismissioonidel osalenud.
Mida meie aga sellistest kogemustest õpime, mida saame oma riigikaitseks ja Kaitseliidu väljaõppes ära kasutada? Toompea malevkond nagu kõik teised malevkonnad õpivad eelkõige koostööd. Sellepärast, et tegelikult iga kaitseliitlane võiks ju lihtsalt minna kas spordiväljakule või kuhugi metsa ja üksi neid harjutusi teha. Aga kogu õppuse mõte on ju selles, et üks ei ole lahinguväljal sõdur. Alles siis, kui me koos suudame midagi ühtemoodi teha, siis see asi hakkab töötama. Ja sellepärast on ka suurõppused olulised, sellepärast, et mida rohkem inimesi, seda rohkem segadust tavaliselt. Ja kellel on vähem segadust, see tegelikult ongi võidumees. Toompea malevkond on tegelikult väga palju kasvanud. Et meil on seekord enam-vähem 2 kompaniid, mis on väljas. Ja nagu Kaitseliidus praegu on tavaks, on üks rohkem kaitseväega seotud niinimetatud roheline kompanii ja teine on kollane ehk rohkem PPA-le toetuseks mõeldud nagu sisekorra kompanii. Ja niimoodi see Toompea kaitsmine, see on rohkem siis selle kollase kompanii asi ja roheline kompanii, see läheb sinna, kuhu Kaitsevägi ütleb, et nüüd on vaja. Et selle õppuse raames me mängime ka seda hübriidolukorda või olukorda, kus just nagu relvastatud inimesed on kusagil tänaval, aga me ei saa veel täpselt aru, kes või mis või et sõda veel päriselt ei käi ja seetõttu kõik toimub politsei juhtimise all. Ja seetõttu praegu siis selles Tallinna ruumis võeti kõrgemal pool vastu otsus, et ka need sõjalised, need kaitseväe kompaniid Kaitseliidu alt, et nad lähevad aitama politseid näiteks seal Keilas. Olen olnud Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis. Ma arvan, et see, mida täna just tehti Keilas, see päris palju ikkagi langeb sellega kokku. Ja see on üks asi, mille peale nüüd eriti pärast Ukrainat on Eestis aina rohkem mõeldud, et need kaasaegsed sõjad ei pruugi olla sellised, mis hakkavad kohe peale rakettide ja tankidega, et selle sõja eel võib olla see hall ala, mis võib-olla jääbki selleks, kui piisavalt kiiresti reageerida, kus sul selle nagu vastaspoolel on üksikud relvastatud võitlejad, keda tihtipeale kutsume lihtsalt pättideks. Ja me saame aru, kui me neid piisavalt kiiresti kinni ei püüa, suudab ka väike arv terroriste ju tekitada päris olulist segadust. Nad suudavad destabiliseerida kogu riiki ja seal ei ole palju vaja, seal on 100-200 inimest võib-olla. Kuna Siil on päris pikk õppus ja selle suurem osa on ju veel Lõuna-Eestis, siis ka meil on homme veel üks lahingupäev, kus siis harjutatakse ka seda konventsionaalsemat või traditsioonilisemat sõjapidamist. Õppused Siilaga jätkuvad. On pühapäev, 6. mai 2018. aasta, kell on 7:00 varahommikul. Toompea malevkonna lahingkompanii välilaagrist on võitlejad juba lahkunud, kui paar õppustel osalevat ajakirjanikku sisenevad valvsalt kaitstud laagri territooriumile. Esimene asi, mis meid üllatab, on Toompea malevkonna suur väliköök, kus pakutakse varajastele saabujatele kohvi. Toompea malevkond korjas annetustega raha ja hankis juhuslikult autoturul müügil olnud väliköögi, mis suudab korraga ära toita paarsada võitlejat. Täna hakati siin süüa tegema juba pärast kella 2 öösel, et äratuse ajaks oleks võitlejatel kuum kohv või leivad ja puder või ei, see pole puder. Siin on midagi palju maitsvamat. Mis siis on? See on kodujuustu salat, tuunikala, hapukoore, punase sibulaga. See oli meie tänane hommikusöök. Oliver Poom on eraelus restoran Tuljak kokk. Kas selle köögiga on võimalik teha ka mingit sellist gourmet restorani toitu? On küll võimalik teha. Et millal siis Michelini esimese tähekese nagu taotlete? No, võib-olla lähiaastatel juba. Et võitlejad ei saa nuriseda? Ei saa nuriseda, me tegelikult pakume neile kogu aeg erinevaid variante. Et toit ei ole üksluine. Et võib öelda, et astuge Toompea malevkonda, te saate siin hästi süüa. Seda kindlasti. Õppuse ajal keegi nälga ei jää. Siiamaani ei ole jäänud ja kellel jääb väheks, saab alati juurde. Et meil on head sponsorid, kes meid suurõppustel toetavad, et võitlejad ei peaks kuiva toitu sööma. Ja Tere näiteks on meile kaasa andnud 200 liitrit piima ja Rannarootsi lihatööstus üle 50 lihatooteid. Ja Leibur on andnud meile värsket leiba ja saia, nii et konservleiba me ei pea sööma. Järelhaagis on pärit Rootsi mobilisatsioonivarudest, mis siis pandi müüki mingil hetkel oksjonil.
ja Eestist üks eraisik ostis selle ära. Toompea malevkonna oma vahenditest ja sponsorite toele siis ostsime eraisikult selle haagis ära ja tegime korda. Me võime seda kasutada ükskõik millistes ilmastikutingimustes. Põhimõtteliselt on võimalik teda ka talvel kasutada, nii et ta on ümberringi pinnine ja sees on siis küte, nii et põhimõtteliselt võib 20 kraadi külmaga vabalt paljakäsi seest süüa teha. Palju te pidite raha korjama? Konkreetselt maksis see meile 3500 eurot. Mis te prouad lõunaks teete meestele? Meil tuleb siuke kartulipanni roog koos viinerite ja sibulate ja sardellidega ja... Anu Sommer Naiskodukaitse Toompea jaoskonnast ütleb, et lisaks väga uhkele väliköögile on Toompea malevkonnal ka oma konteinerkülmik ja oma kuivladu. Siiani on 3 kokaga suudetud 3 korda päevas toitlustada 150 kaitseliitlast. Toompea malevkonna uhke väliköögiga tutvunud ja juhised edasiseks tegevuseks saanud, sõidab reporterite lahingupaar maastikul edasi. Järsku turritavad maantee ääres 2 pool palju jämedamad torud kui need, mida lahingkompanii laagris nägema juhtuti. Need on Rapla maleva tankitõrjerühma kahurid. Mis teie ülesanne siin tee ääres on? Kui avastame vaenlase liikuvat tehnikat, siis hävitame selle. Millega te hävitate? Meil on selleks kahuriautod, mis on 90 mm kahurid. Mida te teinud olete 3 päeva jooksul? Oleme avastanud vaenlase, vangi võtnud. Nii see meie rutiin käib. Mitmes suurõppus see on teil? Kaitseliidus olen alates 98-ndast, nii et neid suurõppusi on suht palju juba olnud. Mida sa muidu päriselus teed? Päriselus oman ühte bussifirmat. Võib reklaamiga teha? Firma on Tuisureisid. Peale tankitõrjujaid pööravad reporterid metsavaheteele ja kohtavad ootamatult 2 pool metsateed Võsas, Varks edasi liikuvaid võitlejaid. Selgub, et tegemist on õppuste vastaspoole võitlejatega Harju malevast. Operaator jõuab vaevalt haarata kaamera ja teha esimesed kaadrid Varksi liikuvatest võitlejatest, kui algab tulistamine. Oleme sattunud täiesti juhuslikult, täpselt keset lahingut. Tulekontakti distants on kohati 10 meetrit. Toompea malevkond kaasab vastase peatamiseks ka oma soomukid. Edastan kontaktrepi. Kuuldel. Andke teada, kui te olete valmis edasi liikuma. Kuuldel. Kaitseliitlasi, vabatahtlikke on õppustel väga erineva taustaga. On ettevõtjaid, on töölisi, ametnikke, koguni pangahärrasid. On siili 3. päev, et kuidas seni läinud on? Siiamaani oleme harjutanud nii-öelda tavatrille ning esimesed paar kontakti, et eile valmistasime ette positsioonid on meil hetkel laagris ja hetkel me nüüd liigume ka oma nii-öelda ettevalmistatud positsioonidele. Plaan on siis vastased nii-öelda tagasi lüüa. Et kuulu järgi on meil hetkel siis vastased kuskil 3-1, ehk siis tuleb raske lahing. Mitmes suurõppus sul on? Ma olen 2009. Kaitseliidus, ma arvan, et mingisugune 6, 7, 8 ilmselt juba nii, et... Mis on tähendas astuma Kaitseliitu? Loomulikult kodumaa armastus. Vinged inimesed, palju actionit, võimalus ennast arendada. Iga päev on erinev ülesanne. Esimesel päeval oli Männikul, teisel päeval oli Keilas ja 3. päeval nüüd oleme siin Humalas. Iga päev on erinev ülesanne. Ja täna on kõige tempokam, nagu näha, siis loodame, et jõuame veel moona täis panna ruttu, sest vastane tuleb kohe ja me peame teda viivitama. Mitmes suurõppus see teil on? Eelmisel siilil käisime ka. Lõpetada laadimine. Jätta laadimine. Jätta laadimine. Liigume. See on päris mitmes. 4. aasta vist Kaitseliidus ja ikka igal aastal suurõppustel käinud. Mida sa päriselus teed? Töötan EAS-is. Kas sa oled erialalt nagu õppinudki kohe algusest peale kuulipilduriks või? Ajateenistuses olin mina sellises erilises väeosas, mis tegelikult allus üldse Siseministeeriumile ehk tolleaegsed päästekompaniid. Et teenisin mina siis Luunja lähedal Tartu üksikpäästekompaniis ja väljaõppe poolest olen tegelikult päästja tuletõrjuja. Ja nüüd Kaitseliidu raames siis tegin läbi kuulipilduri kursuse
ja olen siis nüüd ka Kaitseväe struktuuris kuulipildur. Rahul? Olen rahul. Mis on nendele õppustele ja suurõppustele iseloomulik on see, et võib-olla sellisele reasõdurile on tegevust vähem, aga see on ka täiesti mõistetav, et selliste suurõppuste puhul vist staabiharjutus on olulisem ja formeerimine. Aga eks ka sellised harjutusi on vaja, jah. Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili on öelnud, et õppused Siil 2018 peab saatma selge signaali kogu meie ühiskonnale, liitlastele ja ka vastastele. Et me oleme suutelised oma riiki kaitsma ükskõik millises olukorras. Seepärast olidki õppekogunemisel oodatud kõik kaitseliitlased ja õppuste tunnuslause oli iga okas loeb. Kaitseliidu ülem rõhutas, et kaitseliitlaste ilmumine õppusele Siil näitas ülikõrget taset. Õppustel osales üle 10 000 Kaitseliidu liikme. Me õppisime oma riiki kaitsma ja tegelikult Siili õppused läks väga hästi. Nii et püstitatud eesmärgid ja ülesanne püstitus kui selline üldse, seda sai läbi harjutada eesmärgid me saavutasime. Ja ma tunnistan ausalt, me tegelikult saavutasime rohkem, kui julgesime loota. Kõige suurem kordaminek on see, et kui me vaatame seda hübriidolukorda, kus riiki vastase väed ei ole veel tulnud, küll aga meie olukorda destabiliseeritakse ehk selline hübriidne olukord, mis ju põhimõtteliselt on veel Politsei- ja Piirivalveameti juhtida, siis see, kus me peame neid minema oma võimetega toetama. Et see on see riigikaitse laia käsitluse praktikasse rakendamine. Ja mina arvan, et see on kõige suurem kordaminek praegu üldse. Et tunnistan ausalt, et Kaitseliidu ülemana mul hea meel, et me suutsime ära veenda nii Politsei- ja Piirivalveameti kui ka Kaitseväe juhtkonna, et me peame selle integreerima õppusesse ja et me ei tee mitte eraldi politsei siili, vaid et see on üks suur siil puha. See on see periood, kus me suudame rünnata vastase plaane, mitte vastast ennast. Kas siiliokkad on nii teravad, et võimalikul vastasel üldse kaob tahtmine meid rünnata ära? Aga see ongi meie eesmärk. See ongi tegelikult meie eesmärk saata see välja see põhiline sõnum. Ja see sõnum on see, et ükskõik mis, me oleme valmis oma riigi eest seisma. Ja kõige parem on see, kui sõjalist konflikti üldse ei teki. Ja kui tekib, siis me oleme täiesti kogu ühiskonna valmis ka oma põhiseadusliku korra eest seisma. See on see õppetund, mille me ajaloost saime ja me ei lase korduda neil sündmustel, mis olid enne teist maailmasõda.